ja tere tulemast järjekordsesse festivali lõunatundi. Täna on meil külas legendaarne mees, legendaarne muusik ja suur hea ettevõtja. Paap Kõlar, tere tulemast, Paap! Ja moderaatoriks või jutujoa juhtijaks on niisama legendaarne mees, aga natuke juba meie enda oma ka. Aari, ole hea, palun, lava on teie. Jaa, 4. kord ma olen siin ja ma ütlen teile ausalt, ma olen natuke närvis. Tegelikult muusikast ma võin rääkida hommikust õhtuni, aga milles on küsimus? Minu kõrval on mees, kes öeldaga ei tee mitte midagi niisama. Kõik, mis ta elus on teinud, nii muusikas, spordis, kui ka praegu looduskaitses, see kõik on mitte keegi, pole mitte midagi taolist mitte kunagi teinud ja ilmselt tänu sellele, et enamus asju sai tehtud ka nõukogude ajal, ei suudagi seda teha ka sellest aru saada. Muusikas täielik ekstreem, mitte keegi isegi ligi lähedale, kõik on teistmoodi, kõik on omamoodi, sellest ta täna räägib, on sellised, mis on absurdi, ma ütlen, vanemad, siin on palju vanemaid inimesi ka, kes mäletavad seda aega, et kuidas kõike see tehti ja mismoodi oli ja muidugi, miks ma näiteks pabistan nii konkreetselt, nii tarka, nii teadjad, täpselt see, mis ta tahab teha ka bändis, kui tema tegi bändi, siis tema teadis, mis tuleb. Teised ei pruukinud teada, ta tegi neile selgeks ja tulemus oli see, mida ta tahtis. Kui seda tulemus polnud, vahetati mehed välja ja läks niimoodi, nagu oli. Kõva mees. Paap Kõlar. Ära pabista. Ei, no okei. Ära pabista. Ei pabista. Kõik laab. Hakkame algusest peale. Oda nüüd. Ma nüüd kiidan teda kannatust. No, mis? Tema on paadunud administraator. Täiesti paadunud. Tema korraldab kõike. Et kui pillimees hakkab esinema kuskilt, siis ta esitab oma raideri ja siis tema seda täidab. Ma eile mõtlesin, mis asja ma talle siis esitan. No majutus iseenesest, anti terve maja. See on tuubini tase. Tead, mis ma siis küsisin? Keppi. Said. Kurat, ta korraldas kargud hoopis. Täna vahetas keppide vastu ja nüüd on korras. Nii et selline mees on Aari. Aga ma nüüd lähen siit edasi. Ma ei tea, kas sa täna palju sõna saad. Vaatame, võib-olla anname sulle sõna. See on muusikafestival. Ma tean, et oodatakse mingit võib-olla infot minu igasuguste ekstreemspordi ja muude tegevuste kohta. Aga minu enda suur soov on keskenduda rohkem muusikale ja see, mis mind muusikaga on sidunud ja kuhu ma selle muusikaga olen ise jõudnud. Sellest ma ei tahaks täna mööda minna. Kui palju meil muudeks asjadeks aega jääb, seda ma ei oska öelda. Ja meil kindlasti jääb ajast puudu ja paljud teemad kajastamata. Aga on teatud asjad, mida ma tahaks täna sellele publikule oma hingelt ära rääkida. Võib-olla on siin asju isegi, mida sina pole kuulnud. Kindla peale. Nii, hakkame nüüd otsast peale. Sünd, kus peres, mismoodi, edasi kool, räägi sellest. Muusikute pere kõik teavad Riho Päts. Nii. Jaa. Täna ma helistasin... Artur Kapi õpilane Riho Päts. Täna helistasin Olavi Mihlamäel. Mismoodi Paap on siis nagu selle Artur Kapiga seotud? Palun väga, professor Uibo tõi mulle raamatu, kus on kirjas, et Artur Kapp esimesel leheküljel kohe Eesti Heliloojate Liit 100, eks ju, Artur Kapp esilehel ja tema õpilane Riho Päts, tema emapoolne vanaisa. Konkreetne märk. Riho Päts, helilooja ja muusikapedagoog ja Nõukogude võimu poolt karistatud, ahistatud, välja saadetud ja sealt vangilaagrist saanud omale liigese põletiku, mis teda ka lõpuks hauda viis. Ema Leelo Kõlar, pianist teatavasti, isa nooruspõlves trummimees, ansamblites, rütmikud ja kes seal olid kõik.
ja siis eluaegne dirigent Vanemuises. ja see on see nagu see niisugune pärilik taust, nagu öeldakse. aga see, et ema mängis klaverit, see muidugi oli katastroof. Sest me elasime kitsastes tingimustes. Üks vahe oli meil neid oma lapsi 3, minu ema ja siis minu poolvend Mikk ja siis veel teine veerandvend Erki Targo. Kõik elasime ühes kitsas kohas ja ema harjutas kogu aeg klaverit. Chopin, Polonaise, C-tuur. See ei lahku kunagi siit tajust. Surmatunni. Sest me magasime klaveri all, kui ta harjutas. Iga hommik tema harjutas, meie magasime. Terve pere. Ja see avaldas oma mõju. Ja kui ema mind pani loomulikult nagu ikka, eks pianist ootab oma lastelt võib-olla ja nagu järglust või midagi, siis pani mind muusika keskkooli, siis klaveri erialale, siis mul oli selleks ajaks juba selline vastumeelsus, et tegelikult minust klaverimängijat ei saanud ja ma olin klaveris ilge kobakäpp. Hiljem ma kuulsin, et minu isal olid samad probleemid nooruses ja isegi samad mõtted käisid läbi. Me mõlemad tahtsime klaverile minna kirvega kallale teatud periood. Hiljem loomulikult kõik laabus, mind pandi teise kooli, aga siis see muusika tuli nagu tagasi teistmoodi. Tuli oma huvi kaudu ja tegelikult klaverimuusika on suurepärane ja ma praegu kuulan neid samu lugusid suure naudinguga. Kõik need samad lood, super. Nii et see oli see algus ja noh, muusikalistest mõjudest see, et oli vastumeelsus klaveri vastu, see oli üks asi, teine vastumeelsus tekkis veel ja see oli selle helikeele vastu, mis tol ajal valitses, ehk siis mažoor-minoorsüsteem. See hakkas mulle varakult vastu ja põhjus oli väga lihtne, kuna mind pandi varakult poistekooli Jaan Tombi nimedes. Seal pidi käima 2 või 3 korda nädalas proovis ja siis see kõik üks see sama mažoor-minoorsüsteem ja lahendus ja kadents ja dominant ja toonika ja siiamaale oli sellest. Nii et kui mul tekkis endal huvi muusika vastu, võib-olla see hakkas sealt, kui tekkisid Beatlesite esimesed taadid. Eestisse hakkas jõudma lääne muusikat ja Beatlesite esimene plaat oli koju, pandi Vene grammofoni peale mängima. Kõik kuulasid suu lahti, mis see oli midagi uskumatu. Ja sealt läks edasi siukene rulett, kus, no Aari teab ka seda väga hästi, kus hakkas see plaatide ümbervõtmine ja salvestamine ja kõik see värk. Üks plaat linna peale, Tallinna. Ja see ringles nagu igas kodus ja kõik lindistasid omale, siis seda linti kuulati seni, kui see lint ära kulus. Et sealt hakkasid tekkima siuksed mõjud ja kõik teavad, et see, millest sa aru ei saa, see hakkab kohe huvitama. Mažoor-minoorsüsteem, mis seal on siis? Suht nagu lihtne, eks ole. Okei, Bachi puhul ei ole lihtne, eks ole, aga no põhimõtteliselt on lihtne. Ja nüüd olid uued asjad, mingid uued harmooniad. Siis tuli Jimi Hendrix, saad aru? Mis see? Noh, see oli uskumatu jama. Band of Gypsies. Ma pean seda Hendrixi paremikuks üldse. Ja super. Ja sealt need mõjud läksid edasi ja siis mind millegipärast kutsuti koolibändi, kus ma mängisin siis mingit väikest trummi, mis oli toolil löödi põhi alt ära, et oleks kuhu peale see trumm panna. See oli muusika keskkool. See oli see oli 21. keskkool. 10. klassi poisid kutsusid mind mingi 5. klass või mis 6, mis ma elasin Lomonossovi tänaval, Lillepood. Lillepoes mängisid mikronid, Harri Kõrvits mängis. Jaan Lävjani tuleb, teate jah, see on twist.
ma vaatasin, mis see on. Läksin koju, harjutasin. Polegi nii raske, saab ikka pihta küll. Mind kutsuti koolibändi, mängisin seal koolibändis. Trumm ja taldrik. Taldrik oli noodipuldi peal. Nagu, nii, et kohe kukub ümber, kukkuski ümber. Kett pandi peale, et oleks midagigi, mingit soundi, mingit kohutav. Võtmed või kett või mingi. Võt siukse komplektiga, mingid basstrummi. Sellega mängiti siis koolipidudel, virutati nii, et kuidas vähegi sai, kõik sobis. Siis lasti mind mingid Ida-Saksa Trova trummikomplekti taha ja mängiti Creedence'it ja midagi taolist. Ja siis kutsuti mind toonikasse. Toonika oli juba hoopis teine tase. See oli Tuletõrje majas või? Tuletõrje majas. Aga sellel ajal ma juba olin astunud muusikakooli. Tallinna linna muusikakooli. Olete astunud 21. Kaua sa käisid 21. Nii palju kui vaja, 8 klassi. 8 klassi, siis läksin nii-öelda muusika keskkond. Huvitav asi on. Aari ei saa sõna täna, ta ütleb nii ja naa. Ma räägin jutu ära, ta saab pärast küsimusi esitada. Ja nüüd juhtus huvitav asi. Mina läksin muusikakooli ja muusikakoolis hakkas 3. kursusest või teisest hakkas see nii-öelda kooripraktika või koolipraktika, kuidas sa nimetati, sa pead tunde andma kuskil. Ja see praktika toimus 21. keskkoolis. Ja 3. kursusel ma läksin andma oma praktikatunde oma endisele klassile, kellega ma just hiljuti käisin samas koolis ja samas klassis. Ja siis see oli väga naljakas ja ma muidugi klassikalist tundi üldse ei teinud. Ma võtsin rockmuusika ajalugu, panin soundi püsti, mis ma suutsin, eks ole, selle aja kohta. Ja siis kogunes kohe 3 klassi kokku ja kõik õpetajad ja mingi tohutu möll oli. Ja niimoodi tegin siis neid praktikaid nagu rockmuusika nagu ajaloost rääkisime seal. Et see oli see asi. Toonikasse ma käisin muusikakoolis ja minu klassikaaslane oli ka Tormis Tõnu, Veljo Tormise poeg, kellega me siis juba suhtlesime väga tihedalt ja kuulasime koos muusikat ja juba kirjutasime muusikat lintidelt maha ise. Ja siis me viisime toonikasse uued tuuled, hakkasime seal mängima Jetro Talli ja muidugi sellel ajal oli vinge värk, kui Soomest tuli Black Sabbathi kontsert, Soome televiisor. Siis see avaldas nii mõju, et me viisime toonikasse ka Black Sabbathi. No see on nii lihtne muusika, et seda oli väga lihtne maha kirjutada lindilt, ei olnud üldse probleemi. Paar käiku ja kütab. Et see oli see toonika periood. Ja siis igasugused muud bändid ja sültibändid ja pulmamängud ja kõik võimalikud. Mind kutsuti kogu aeg mängima, kõrtsudesse asendama ja kõik. Ja põhjus oli väga lihtne. Ma haarasin hoobilt, hoo pealt kõik lugusid ja kõik kohe laabus. Ma ühtegi proovi ei teinud. Lööme loo lahti ja läks. Sõna või? No, olgu. Nii, ühesõnaga oli lühidalt ja lühidalt oli jõuga lugu. Peod olid põhiliselt koolides, sest tegelikult ametlikult igasugune välismaa muusika oli nagu keelatud, aga väga mitte soovitav. Ja koolipeod ja ülikoolides oli nagu kinnised üritused. Ja siis ühesõnaga ilmus seal kohal üks bänd, Paap Kõlar, trummar, siis oli veel üks trummar Tõnu Sepp, kes elab praegu Los Angeleses, eks ju. Ja siis oli seal Kidra ja üks Raivo Parin, tema mängis bassi, tegelikult Parin mängis trummi, aga trummimehed mängis üks siis bassi ja tema Kidra. Ja siis nad tulid juurde kohalikule bändile ja ütles, kas me võime teha ühe loo? Noh, ma ei tea, et okei, tehke. Ja siis nad tegid selle sama Black Sabbathi Paranoidi, rikkusid ära kogu tuju nii bändid kui üldse ja see bänd ühesõnaga oli juba nii hästi nad tegid seda ja nii nad käisid peolt peole ja ühesõnaga rikkusid tuju. Ühesõnaga igatsesime igal pool, kus sõime. Aga siis oli veel selline bänd vahepeal nagu Kloogaranna Kõrtsus, kus oli üks väga hea direktor, kes kõike lubas. Ja me läksime selle koosseisuga sinna ja seal me vahetasime kogu kohti. Ma mängisin vahepeal bassi ja
siis mängisin kidrat ja siis oli Raivo Parind, Partsa, geniaalne muusik, multiinstrumentalist ja niimoodi me tsirkuleerisime ja seal ma isegi laulsin. Kujutad ette, mina. Tead, mis repertuaaris oli? Nii. Mami Blue, Let It Be. Selle aja kohta. Ja Ele ja Kaja olid ka muidugi seal siis, nii et see oli siukene. Kas nad olid nooremad? Kas siia pilti saab? Pane oma teine mängija kinni. Ma üritan, aga ta ei lähe. Vaata. Üles poole. Nii. See tuleb kinni panna. Kuskilt. Oi. Okei, proovime nüüd. Kas Ele ja Kaja oli just vanemad või nooremad? Kaja oli aasta ja Ele oli 2 aastat. Kui ma nüüd... Vanemad? Jaa. Vaatame, kas ma nüüd saan. Üks pilt siia. Oi, see on nii väike seda. See on niisugune niru. Nii. Me jõuame 72 aastast. Oot. Nüüd jõuame küll. Nüüd me jõuame sinna, et tegelikult Tipis hakkasid need kontserdid toimuma. Olavi Pihlamägi korraldas, suur organisaator, eks ole. Ja ta kutsus sinna, kuna see oli Tipi kinnine üritus, eks ole, siis ta võis lubada rohkemat kui muidu avalikult, sest kõik oli keelatud. Kõik oli piiratud, kavasid tuli koos kalastada. Mingid variant, ainult koolis ülikoolid. Ja seal hakkasid huvitavad kontserdid toimuma. Ja ma käisin seal ka kuulamas ja oli seal oli Ornament ja Vänt Torel ja kõik need toredad, selle aja kohta väga toredad bändid. Ja selleks ajaks mul oli see asi niivõrd küps, et ma otsustasin oma bändi teha. Ja bänd vajas nime. Sa ei saa. Midagi saab siit näha. Samal ajal rockmuusikas oli psühhedeeliline periood. See tähendab seda, et kõik rocki saatis mingid valgusefektid ja igast asjad. Ja meie kohe ka hakkasime seda tegema. Ja samal ajal tuli Soome televisioonist Hitchcocki film Psycho. No, bändi nimeks sai Psycho, selline, eks ole, pole üldse küsimust. Ja nii sai. Ja siis helistasin Andras Põldrale, kes oli Ornamendis ja selle aja nagu ta ise uhkustas universumi parim kitarrist, eks ole. Ja mina helistasin talle, ütlesin, et nüüd on selline lugu, et mul on siin üks plaan ja et paar mängu on tulemas ja teenime raha ka ja siis ta oli kohe nõus. Ja siis me tegime proovi, võtsime endale teised mehed juurde ja niimoodi läks see Psycho käima. Ja selle Psychoga oli niimoodi, et me olime väga, tähendab mina eelkõige olin hästi protestimeelne, mitte ainult masoorminurve süsteemi vastu, vaid ka kõige vastu, nagu ütleme, selle aja noor rokkar oli tegelikult kõige vastu, eks ole, ümber valitseva korra vastu kõigepealt, eks ole. Ma sõitsin mingi mootorrattaga, ületsin kiirust, jäin vahele, load võeti ära ja nii edasi. Räägi seda ka, kus sa järgmised load said. Ja laenasin Andrese käest load, et saaks edasi sõita muide. Oma vahel öeldes. Pikad blondid jooksed. Me olime sellel ajal sarnase välimusega ja see läks täiega läbi. Keegi vahele ei jäänud ja mina sain sõita natukene jälle, kuni oma load tagasi sain. Aga see protest väljendus ka muusikas. Ma olin hästi vihane, et miks peab muusikal olema vorm? Mis kuradi vorm? Miks peab olema harmoonia? Mind huvitavad ainult mingid käigud. Aga mis kuradi nimed? Miks peab lugudel nimi olema? Mingi oopus, mingi... Meie lugude nimed olid Sandi hommik. Sandi moonik sealt. Ühismajandi veis.
mis seal veel oli, seal oli veel paar väga ühesõnaga täielik absurd. Sunday hommikul South ei olnud mitte Sunday morning, vaid tähendab, see oli tolleaegse hiti Sunday morningu paroodia nimi, mida pillimehed Alturasel ütlesid, mida teeme? Teeme Sunday hommiku ka. Ja ma panin Sunday hommik siis nagu O-ga, Sunday hommik. Sundiga ei olnud midagi pistmist, Sunday pühapäev. No niimoodi ja muusika vormis oli ka protest, ühesõnaga mingid sonata allegro või ABA või mingi tol ajal ei huvita üldse. Kõik nii, kuidas torust tuleb ja põhiline, et saaks kütta, sest et kõige tähtsam oli sound ja feeling. Teate, et siuke ütlemine on sellest ajast, see on Aaretundi kaudu tulnud ka. Ja muide Aaretunnil on siukene ajalooline väljend, siukene tema puuduliku väljendusoskuse tulemusena. Ta ütleb, põhiline on sellest, et moment on raudne. Saad aru, mis see tähendab? Või ma räägin veel kontsertidest. Ma käisin kõikidel tipi kontsertidel, kuna ma ise õppisin seal ja olin ka Pihlamäe labiks, tema jooksupoiss aitasin tal kuulutsi panna, aga ühesõnaga kõik oli põnev, aga psühho oli nii eriline, sest see muusika oli nii sassis, see oli nii segane, aga me kõik austasime seda, sest me teadsime, et me ei saa sellest aru, aga see on nii hea, et ühesõnaga ilmselt nii hea, sest seal mängis Paap ja eks ju Kõldro, algus oli Vallimäe, eks ju, pärast oli Mirka, eks ju. Ja siis oli veel sul saks ka seal. Siis tuli Elmur Tannik oli ja siis oli saksi vahetasime viiuli vastu. Kuna Veenre Tom, kuna tuli maha Visnu orkestra ja John McLaughlin, siis oli vaja loomulikult viiulit. Aga eks Paap sai muidugi aru ka, et see kamp 1000 inimest saalis. 1000 inimest saalis, kõik linnabändimehed, tegelased, värgid, küll oli ainult üliõpilastele, kõigil oli mingi rida, kuidas saada see pilet, mingi tuttav, et saalis olid, kõik olid bändimehed, keegi aru ei saanud, aga nad teadsid, see on hea. Ja muidugi eks Paap sai ka aru ja muidugi eks ta kergelt nagu, mitte ei mõnitanud, aga näiteks ükskord tuli sealt trummi tagant välja, ütles, teate, järgmine lugu on niuka, aga ette kergem oleks kuulata. Ma ütlen, takti mõõt oli, mis oli 4,37. Palju see oli? Vaadake, oot, see on üks osa protestist. Miks peab lool olema takti mõõt? Mis kuradi 4/4? Ei, me teeme 7/8, 9/8, 11, 13. Paaritud arvud loomulikult, 15 ja see, millest sina räägid, see oli siis see 21/8. Ja, et kõik nad said ära proovitud ja ausalt öelda pillimeestel oli kohati päris tegemist, et seda minu poolt välja mõeldud jama kuidagi moodi ära seedida ja lõpuks ka ette kanda. Ja Andres oli selles mõttes pull vend. Tal ei olnud sellel ajal veel professionaalset muusikaharidust. Ta õppis kontserti? Ei, mina olin muusikakoolis, tema ei õppinud. Ja ta oli nagu nii-öelda autodidakt. Ja kõik küsimused, mis tal tekkisid, ta ei öelnud, et ta ei saa aru, ta ei oska või midagi. Ta Rujas oli õppinud, Rannapi käel juba. Ta läks koju ja tegi omale selgeks. Et ta oli selles mõttes niisugune individuaalne pusija, väga, väga hoolikas. Ja küll. Kuule, räägi sellest sümfooniaorkestri. Nüüd ma tahangi sinna jõuda tegelikult, et tegime me selle psühhoga, mis me tegime, aga siis tuli välja John McLaughlini Apokalüps, aasta oli 74, ma ei tea, kes mäletab seda. Ja see Apokalüps avaldas sellist mõju, et ma sain aru, et midagi taolist pole mitte kunagi muusikas veel tehtud, kus on ühendatud nii äärmuslikud väljendusvahendid ühest küljest, rocki väljendusvahendid, lärmakad ja teisest küljest täis sümfooniaorkester. Ja see on nii oskuslikult ühendatud ja nii loominguliselt ja improvisatsiooniliselt, et see võttis kõik
nii et Apokalüpsi ma olen kuulanud, see on mul ka nagu pealuu sees surmani. Ja tekkis selline kinnisidee, et okei, me oleme, selleks ajaks olime juba, see oli muusikakooli lõpp, olime tohutult palju igasugu muusikat lintidelt maha kirjutanud, solfeetso tundides käinud. Muusikaline kuulmine oli sellisel tasemel, et tegelikult igasugused lihtsad lood tulid lihtsalt. Vaja oli, teeme selle loo ära. Jaa, teeme, ma hommeseks viskan paberile seal need käigud ja harmooniad. Ja kõik laabus. Aga nüüd tekkis soov, et äkki peaks seda lugu ka tegema. Aga see on ju keeruline, sümfooniaorkester. Ja kust seda materjali saada. Ja nõukogude aeg. Kust sa küsid? Kelleltki kontakte pole. Aga ma kuskilt ajasin välja ja hakkasin kirjutama. Otsisin orkestreerija Michael Gypsy aadressi kuskilt, ma ei tea kust. Siis produtsent oli George Martin, eks ole, Beatlesite produtsent. Ja Apokalüps on tema elu number 2 projekt peale Beatles, ta on ise tunnistab. Ja nüüd kirjutasin isegi British Library'sse. Interneti polnud midagi, polnud? Ei, unustage ära. Kaugekõne? Ei, mis see juhtme telefon. Raplasse kaugekõne, ootasid 2 tundi. Ja vastuseid ei tulnud, loomulikult kirjad korjati ära, eks ole. Kas ei jõudnud üldse kohale või ei tulnud vastused tagasi? 0. Aga soov oli nii suur, et siis ma mõtlesin, et kuradile, ma kirjutan ise selle maha. Ja siis võtsin selle asja ette ja raiskasin ühe terve talve ja kirjutasin Apokalüpsist, valisin paar sellist sobivat lugu välja ja kirjutasin lindi pealt kõigepealt klaviiri ja siis orkestreerisin ära võimalikult originaali järgi. Ja sellel ajal ma olin juba konservatooriumis ja tegelesin orkestri dirigeerimisega. Olev Oja oli mu õpetaja, tema sellest midagi ei teadnud. Ma tegelesin sellega täitsa iseseisvalt. Aga nii palju nagu oskusi oli, et ma sain aru, ma töötasin juba konsiorkestriga, mingid proove tegime ja käisin isegi Roman Matsovi juures seal mingid tunde võtmas paar korda. Ja konsiorkestri sain nõusse, seal olid omad raskused organisatoorsed, aga lõpuks sain nõusse. Ja tulemus oli see, et meil õnnestus Tipi aulas 2 korda kanda ette McLaughlini Apokalüpsi 2 lugu, pluss minu enda lugu 21/8. Kõige keerulisem nendest, selle loo nimi oli Taala 21/8, sellel olid India mõjud, nagu ütleme Maha Vishnu orkestral olid ka India mõjud, minul olid ka India mõjud just selles rütmikas. Ja siis olid laadilised mõjud ja see lugu on täispooltoon laadis, kellele see mida ütleb, eks ole. Et mingit mažoor minoorsüsteem. Meil ei öelnud midagi saalist, aga kus sa need pleksiklaasid said? Esimest korda me nägime, et trummid olid pleksiklaaside vahel. Ja orkester oli siin. Ja sellel ajal mul oli juba selge, et rockbänd ja keelpild, sümfooniaorkester mikrofoniga võimendatud, neid kokku panna ei saa. See üks mõjutab teist ja segab ja saali jõuab mingisugune kompott. Ja kuskilt ma olin näinud kas Soome telekast või kuskilt, et eraldatakse seintega ja kuskilt ajasime välja need pleksiklaasid. Ja tegime seinad vahele ja tegelikult see isegi mingit moodi õigustas ennast ja toimis. Miks ma seda lugu räägin? Ei ole sellepärast, et Tipis oli 2 kontserti, vaid edasi läks hoopis põnevamaks asi. Ja põnevus tekkis siis, kui Tbilisi džässfestivalile kutsuti ansambel Psiho, kutsuti ja mina ütlesin neile, et teate, et väga tore hea pakkumine. See oli 78. aasta mingi alguses kutsuti. Ma ütlesin, et teate, aga teeks äkki midagi huvitavamat. Et kui te meile korraldate sümfooniaorkestri, siis me tuleme mängime teile Apokalüpsi seal festivalil.
ja grusiinid läksid õnge. Ja kujuta ette, nad orgunnisid meile Tbilisi, Gruusia riikliku sümfooniaorkestri täiskoosseisu. Koos peadirigendiga, Kahitsega. Ja siis me muidugi olime kõik nõus ja võtsime oma partituurid ja noodid kaasa. Lendasime kohale natuke varem ja läksime proovi. Et vaatame, mis nad siis seal teevad. Siis selgus ennem seda üks päev, et kuna koosseis on nii suur, Tallinnas oli meil väiksem koosseis, siis oli vaja noote paljundada. Nii et terve eelmise öö me hotellis paljundasime neid partiisid. Sest viiuleid oli meil 3 pulti, seal oli 5. Pidi juurde kirjutama. Meeletu töö. Jõudsime proovi ja nüüd on see kõige huvitavam hakkab nüüd. Peadirigent Kahitse, Nõukogude Liidu rahvakunstnik, seisab orkestri ees. Üleolev diktaator. Orkester pole tema jaoks midagi. Kus need partituurid on? Ta polnud viitsinud isegi vaadata. Võttis partituuri lahti 21/8. Orkester protestis. Orkester hakkas talle vastu. Tal oli orkestriga juba ennem konflikt ja nüüd see konflikt süvenes nii teravaks, et tal tekkis seal samas sõnavahetus mingite orkestrantidega. Ta seal kohe saatis välja, sa oled vallandatud, niuke värk läks. Ja tekkis siukene orkestrantide mäss seal samas koha peal. Meie istume saalis, mis nüüd, homme on kontsert, saate aru? Niigi võeti proove vähemaks, 1 proov ja nüüd see läheb ka tuksi. Ta proovis selle järele jäänud riismetega midagi seal teha ja tegelikult ta ei saanud sellega hakkama. Ta oli omadega täielikus hädas. Sellest sai aru orkester, sellest saime aru meie. Ja tal ei olnud olukorrast välja tulemiseks mitte mingit muud võimalust, kui ta viskas taktikeppi maha. Ütles, et selle orkestriga see lugu ei õnnestu. Ta ajas nagu orkestri peale. See asi jääb ära. Keeras ringi, läks minema ja minust mööda minnes viskas mulle niimoodi, kui tahad, eks sa proovi ise teada. Niimoodi muu seas nagu irooniaga, et see on nii tuksis projekt, see jääb ära. Aga seda oligi vaja. Mul oli ju peas kõik. Mul ei olnud partituuri ka vaja. Otsin, okei, vaatame võib-olla jah. Ronisin pulti ruttu. Gruusia. Kõik on tumedad, tõsised, kuumaverelised. Noor pillimees, valged juuksed, siiani niisugused. Valge T-särk ja teksad. Siin on näha midagi, jah, midagi sellist. Ja siuke roni pulti nüüd, peadirigendi asemele. Nad alguses nagu vaatasid, et nüüd hakkab nalja saama. Ja siis, kui nad nägid, et mis ma seal tegin, siis nad said kohe aru, et aga siin on kõik on paigas. Ja nad võtsid asja ette ja suhtusid väga hästi. Ja kõik laabus ja kõik toimis. Prooviaega jäi muidugi väheks, aga see õnnestus ja järgmise päeva kontsert õnnestus ka ja me kandsime ette 2 lugu. Ja see peadirigent istus kuskil vaikselt tagareas ja jälgis mängu. Ootame korraks. Mis siit tuleb? Ei tule. Mis on selle loo juures oluline? Oluline on see, nagu selgus hiljem, mitukümmend aastat hiljem. Kuna siis me olime infosulus, siis mitukümmend aastat hiljem, tegelikult 2016, kui toimus Soomes Pori Jazz Festival ja seal esines John McLaughlin.
oma bändiga, siis mul tekkis selline hullumeelne mõte, et kuna me oleme seda Apokalüpsi 3 korda juba ette kandnud, et ma kopeerin need partituurid ja lähen Soome, vaatan ta kontserti ja kingin talle need partituurid mälestuseks. See on tipikontsert, eks ju? See on tipikontserdist originaal võte Heino Maripuu tehtud. Ja see on Tbilisist tehtud salvestus, aga tipist tehtud video. Aga enam-vähem kõik klapid. Kvaliteet on nagu ta on selle aja kohta. See on konsiorkester. See on nüüd konsiorkester, keegi tunneb ennast äkki ära sealt. Võt siukse karvane läks siis sinna orkestri ette. Veel need on. Ruja esimene. Ja milline muusika. Mu vend Mikk oli seal löökpillide taga. No see muusika oli vaja maha kirjutada kõik. See on minu kirjutatud ja minu esitatud. Ja kes originaalist midagi teab, siis te saate aru, et see on paigas. Nii hakkad mõtlema, et ole mees, kirjuta maha. Orkestreeri ära. Tegelikult praegu ma mõtlen, et ma ei tea, kas ma saaks. 74 ja 16, 40 aastat, kui on 42 aastat. Siis kui saame klaasina kokku, see on paarkümmend aastat. Jah, 42 aastat. Jaa, räägime klaasinist. Mis selgus? Kus see heli nüüd kaob? Kuulame juttu. Mis selgus? Teate, mis selgus või? Selgus, et meie enese teadmata olime me teostanud Apokalüpsi maailma esiettekanded enda teadmata. Seda lugu, seda teost ei ole mitte kunagi varem kuskil laivis üldse ette kantud. Plaadiga oli, eks? Ootatud, kui tuli plaat, ma loen Londoni sümfooniaorkester, kõik värk. Michael Tilson Thomas oli peadirigent. Me automaatselt eeldasime, et ju nad siis tuuritasid kontserdiga ka. Aga ei, see oli kõik stuudios kokku miksitud, tehtud. See George Martin nägi seal hirmsat vaeva. Ma olen lugenud neid lugusid, kuidas nad seda kõike tootsid eri tubades, mingid klaasseinukond, eri ruumides, videomonitoridega, mingid tootu jama ja siis lõpuks miksiti see kokku. Ja nüüd meie lähme esitame laivis seda. Ja see selguski siis, kui ma hakkasin uurima, et kus siis need laivid on, et miks neid kuskil YouTube'is näha pole. Ja ei olnudki. Ja seda sama lugu, seda Wings of Karmat ei ole üldse nagu ette kantud peale enne meid. Teine oli see Smile of the Beyond. Seda on hiljem mingites kujudes tehtud. Ja siis me läksin sinna Pori Jazz Festivalile ja sain McLaughliniga kokku. Vaatame, kas siit on näha. Siin on see väike partituuri koopia ja saime McLaughliniga peale tema kontserti kokku ja siis ma rääkisin talle selle loo ära ja ta oli muidugi täiesti šokeeritud. Aga natuke ettevaatlik, vaata, sest et on olemas autorikaitse, vaata. Aga meil sellel ajal ei olnud autorikaitse. Tekkis väike küsimus, et oot, aga kas sa minult küsisid, eks ole, et ta ei saanud aru. Ta ei saanud üldse aru, mis keskkonnas see oli. No me rääkisime selle asja, selgitasime ja üldiselt ta oli muidugi tohutus vaimustuses ja võttis selle minu poolt antud kingituse vastu ja kontaktid on siiani säilinud, nii et nad ei võta.
hea küll. Nii, ühesõnaga see oli see apokalüpsi lugu. Ja kuna juba kord on seda maailma esiettekannet niimoodi tehtud, siis mul tekkis veel üks hull idee. Ja see hull idee on selline, mis võib saada kunagi teoks, kui ma veel tervis lubab ja elupäevi on antud. Ja võib-olla see võib isegi teoks saada selle sama ürituse raames siin. Ja see on selline plaan. Vaadake, nüüd ma panen siia siukse asja. Pane häält. See on McLaughlini lugu. Birds of Fire pealt. See on lihtne, netist võetud noodipilt. Ma tahaks selle loo ka ära teha. Aga mitte sellisel kujul, vaid orkestreerida ja ette kanda täis sümfooniaorkestri. Vaja on õiget klaverimeest, head kidrameest ja head viiulajat. Orkestreerimisega ei teki probleeme ja juba on kokku lepitud minu vennaga Margo Kõlariga, kes tuleb appi kui vaja. Nii et selline projekt on veel kavas. Margo on vanemuises, mis ta teeb seal? Orkestri? Margo on helilooja. Ma saan aru. Ei ole vanemuises. Suurepärane muusika, mis võiks ka siin festivalil tulla. Ja ühe kooruse võiks mängida oreliga näiteks. Orel võib ka improviseerida ühe kooruse. Vaata, kui tore oleks. See oli nüüd kohustuslik osa sellest programmist. Edasi me võime rääkida ükskõik midest. Nii, aga kui see psühho lõppes millal siis? No see oligi viimane. Filistist te saite ka midagi? Anti selle midagi? Ma ei mäleta. Ikka anti, aga tegelikult meie hilisemad autasud olid seoses Radariga ja Tartu muusikapäevadega ja siis läks hoopis teise. Psühho siis läks? Psühhoga oli aamen, sest et edasi tuli Radari. Kas kohe Joala? No seal vahepeal oli veel igasugused varietee mängud ja asendused ja no, radar... Ma isegi töötasin Estonia teatri orkestris mõnda aega, orkestri augus, Vöökpilli augus. Vaatasin seal Neemejärvi, temaga koos, Neemejärvi proove jälgisin partituurid olid ees ja nii nagu see asi käis, et väga huvitav oli. Aga nüüd bändist ikkagi Radar, see oli ikka kõva sõna, jälle erakordne asi. Radar oli omamoodi protest, sest ega nõukogude võim ju jätkus, stagnatsioon jätkus. Aga Radar andis meile võimaluse ennast täielikult välja lülitada sellest pasast. Mis aastast see hakkas? Ja 80 minutist ja umbes ligi 10 aastat. Ja lülitasime ennast täiesti välja, tegelesime ainult muusikaga ja kuna meil oli kontsertgraafik väga tihe, ei olnud 1 või 2 kontserti päevas, ei olnud 4 kontserti päevas. Kas te kujutate ette, kuidas on võimalik anda 7 kontserti päevas? Mitte soolo? Ei, see oli praegu Jaagu programm. Aga Jaagu programmidest me tegime instrumentaali ka. Kohe algusest hakkasime tegema. Jaak muide mängis ka alguses kaasa flöödiga. Hiljem läksime puhtalt instrumentaali peale, aga 7 kontserti päevas, teate kuidas käib või? Ühte saali ei õnnestu mahutada. 3 saali. Ühes mängisid ära, buss oli ees teise ja niimoodi tsirkuleerisid 3 saali vahel. Ja tulid tagasi jälle teised. Ja 7 kontserti, jah, niimoodi. Ja niimoodi sai, see oli karm. Aga me saime seal nii kõva praktika. Kui suured saalid on ikka 1000, 3000? Ja ei, no suured spordihallid. Isegi, jah? Ja 10 000. Ja kui oligi ühes suures linnas oli 2 suurt spordihalli ja mingi väiksem, siis nende vahel siis sai seal tsirkuleeritud. Aga praktika oli nii kõva, et me
tegime seal kogu aeg proove, tegelesime ainult muusikaga, mängisime igal Jangu kontserdil vähemalt 2 instrumentaali ja lõpuks, kui me laiali läksime, siis me tegime Venemaal pikalt ainult instrumentaaltuure. Ja instrumentaale oleme ka teinud 3 kontserti päevas ja see on karm. Mul oli iga kontsert oli 15 minutit trummisoolot, ainult minul, eks ole, teised puhkasid. Kuule, trummidest me räägime, muidugi Paap oli oma bändiga. Kõigil olid normaalsed trummikomplektid, no Krapsil oli ka seal mingid tähed peale jõudis. Tema tulid täielikult uued, kõik oli pleksiklaasist, pikad, läbipaistvad. Esimene komplekt oli Vene tänaval toodetud, edasi ma tootsin ise pleksiklaasist omale läbipaistvad trummid. Ja siis hakkasin ajama omale välja firma trumme, sest et tegelikult sound oli nii oluline ja soundi mujalt ei saanud. Tuled olid sees, igal oli värviline tuli, igal löök oli eri. Ja see oli psühhoajal, aga radari ajal vaadake, lääne pille sai ainult valuuta eest. Valuuta tähendas kriminaalvastutust. Minu meelest oli niimoodi, et 100 Soome marka oli juba kinni minek või midagi taolist. 100 oli jama. Juba oli mingi jama. Minul oli soki ees. Ma ei tahtnud sellega tegeleda, aga läbi mingisuguste kontaktide hakati, trummimehed ajasid niimoodi. Saaks kõigepealt mingi trumminaha, siis saaks äkki basstrummi pedaali normaalse või saaks ühe taldriku korraliku või siis soolotrummi ja võt niimoodi aeglik Kraps ja kõik vaht. Ükshaaval tõid mehed. Kõik niimoodi sõpradega, kõigil olid mingid kodustatud soomlased, keda siis Tallinnas joodeti ja söödeti, et ta tooks sulle mingid nodi jälle. Aga ta pidi kirja panema seda, pidi ka tagasi midagi viima, siis ühesõnaga tavaliselt viidi tagasi mingid kas juhtud. No palun väga, üks juhtum on see, et mul oli ühendusest toodetud kidra. Jube. Me tellisime kas Raul Vaiglale või Paul Kikerpuul, ma ei mäleta, kellele tellisime basskidra. See toodi läbi Leningradi tolli, seal pandi kõik kirja, Ibanets, see toodi siia, kõik oli hästi ja minu ühenduse kidra läks tagasi ja kaela peal oli kleps pandud Ibanets ja kõik toimis. Muidugi, Vene toll juba. Aga kuidas tegelikult maksmine käis, see oli keeruline ja et vältida valuutaga hangeldamist, siis oli vaja mõelda välja imetrikke, vaata, mis ei tule. Millegi pärast ei tule need pildid siia ette, kuule. Tee topelklõps vaata. Topelklõps. Ja nüüd viin üles. Ei oska. Oot, las ma vaatan. Nii, ma räägin samal ajal edasi. Ühesõnaga, me saame siit. Kus ta on nüüd? Ei tule. Me käime Venemaal, reisime. Venemaal on karju puudus, meil on puudus. Venemaal on veel hullem puudus. Nad vahtisid meie komplekte, mul oli see pleksiklaasist läbipaistev komplekt, mille ma ise tootsin. Seda vahiti niimoodi, et ei saad silmi peast. Ja tegelikult see oli igane jama. Ütleme, et originaal tama vastu nagu ei ole mõtet arutada. Kas oli nüüd tama passid oli? Oot. Ja kõik, mis üle jäi, kui ma sain tama, siis mul jäi need läbipaistvad üle. Kõik, mis üle oli, see oli niimoodi, et peale iga kontserti oli järjekord ukse taga, kes küsisid, et ega sul nüüd midagi ei ole, müü mulle midagi maha. See, kui palju mul on pakutud raha selle tama eest ja taldrikute eest ja ükskõik mille eest, see on uskumatu. Ja ükskõik, mis sul üle oli, selle sa läksid lihtsalt müüsid maha, mitte mingit probleemi. Aga nüüd oli küsimus, et millegiga oli vaja see läänest see midagi uut juurde tuua. Ennem ju vana maha ei nüüd, kui uus oli jäsane. Ja see tama oli nii suur projekt, see kestis terve aastaid. Ja ma saavutasin lõpuks selle, et ma sain ta täielikult kokku. Ja et mitte hangeldada valuutaga, siis ma leidsin siukse hea mooduse.
kui ma Viru varietis mängisin, siis ma märkasin, et Pils ehk siis Šeripov selle aja kohta oli suht arvestatav bassimees. Oli saanud omale suure Fender võimu ja Fender Jazz bassi. Selle aja kohta kõik käisid vaatamas, ulme, kuidas sa selle said? Ja siis selgus, et Viru hotelli peal käib mingisugune soomlane ringi hundikasukas seljas, uhke näoga. Pils oli talle hundikasuka kuskil tankinud. Siis ma vaatasin, oot, siin on nüüd üks variant. Hundikasukas ei ole keelatud, hundikasuka üle piiri viimine ei ole keelatud, valuutat mängus ei ole. Mina käin mööda Venemaad. Venemaal on igas suures linnas on täikad iga laupäev. Ja midagi keerulist. Hakkasin käima mööda neid täikasi, ostsin kokku mitte 1 kasuka, vaid 8 kasukat. Viisin nad kõik Tallinnasse. Otsisin ühe usaldusväärse köösneri, kes liialt ei lobiseks. See võttis selle kõik laiali, töötles ringi, tegi toormaterjaliks. Siis ma otsisin ühe modelli, kes oli täpselt seda mõõtu nagu Soome tama maaletooja naine. Sest temalt oli juba tellimus. Ja siis me valmistasime talle kasuka, mitte lihtsalt kasuka, vaid hundinahast kasuka, kapuutsiga, maani. Minge öelge praegu Soomes, kas sa hundikasukat tahad? Nad ei saa aru, see on võimatu, see isegi täna on see. Rohelised tapavad ära. Ja, see kasukas rändas Soome mingi ühe pillimehe seljas. Eesti pillimees, ma ei hakka nimesi nimetama. Ta viis selle ära ja muidugi peale seda oli ainult probleem, et kuidas need trummid tollist läbi saada. Sest et see oli omandi jama, suured ruumi võtanud. Ja seal olid mingid afäärid mängus, millest ma isegi ei ole kõigega kursis. Ütleme, omavahel öeldes, seersandi käsi oli mängus. Aga ma sain nad kätte ja siis ma värisesin aastaid, et millal mind kutsutakse kuhugi organitesse. Ja teatatakse, nii nagu teatati Henri Kirspuule, kes mängis Laines Rodgersi komplekti peal minu meelest. Esimene. Ja, mille ta Lääne-Saksast valuutast ise hangendas. Ja talle öeldi, et nüüd kas lähed kinni või läheb su komplekt Filharmonia bilanssi. Ja talt võeti komplekt ära, ta mängis sellega edasi, aga need polnud tema trummid. Ja ma ootasin kogu aeg, millal mind kinni pannakse. Sest neid trummi ma ära jääma. Huvitav fakt, sest mina teadsin, et on filatrummid. Kui mina filasse tulin, filatrummid ja Kirspuu mängid. Ainult üldse vabariigi seal välismaa trummid. Samal ajal, kui me Venemaal käisime, oli ju Vene sõjavägi maal kukil. Taheti ju sõjavägi. Ja see väärib ka nimetamist, et mul olid suured trummikonteinerid, nii kõrged. Noh, kogu see suur köök pidi ära mahtuma. Ratad all, suured konteinerid. Ja ma teadsin seda, et kui sõjakomissariaadis kellegi vähegi tuleb mõistus pähe, no neil ei olnud mõistus. Aga kui vähegi tuleb mõistus pähe, siis nad ju saavad aru, et me reisime mööda Venemaad. Üks kõne Omski sõjakomissariaati, et kuulge, teil seal Jaak Joala tuur käib, et võtke see trummimees sealt maha ja saatke ta kaugitta. Noh, tegelikult üks kõne. Aga ma olin selleks valmis ja meil oli selline plaan tehtud, et kui selline jama tuleb, siis mind evakueeritakse nii, et keegi mind ei leiaks ja selleks olid need trummikonteinerid. Kogu aeg olid lava taga valmis, et kui keegi nägi, et tagant uksest sisenes keegi sõjaväe mundris või sõjaväe vormis hakkab midagi seal seletama, siis keegi kohe mulle teatab, mina hüppan kasti ja transamehed tassivad mu välja nagu trumme. Viiakse auto peale trummid ja auto sõidab minema. Et siukene plaan oli täitsa olemas. Õnneks seda vaja ei läinud, kuigi neid mundris mehi käis palju, aga noh, seersant vedas neid igat pidi seal sisse ja sokutas ja seal modereeris selle asja nii. Raivo Seersant, administraator. Jah. Küsimusi. Jaa. Kuule, Räi, kas sul oli mingid jama ka bändi? Vaata kõik bändid juba neil oli jama lugudega värki. Te olite ainult instrumentabänd, ei laulnud. Kas teil üldse mingit jama polnud Kaaberi? Ei kutsutud Kaaberi kuskil? Mind on kutsutud organitesse
seoses Viljandi festivaliga. 75 ja 6. Midagi sellist, kui me esinesime, enne festivali kutsuti mind organitesse ja öeldi lihtsalt, et me tahame lihtsalt, et sa pärast tuled ja räägid meile, mis seal toimub. No ma ei nõustunud, neil ei olnud nagu midagi otseselt rohkemat öelda sellele, see asi jäi niimoodi. Aga sellest võib järeldada, kui paljusid kutsuti ja kui paljud läksid. Siit edasi võib ainult oletada, kui paljud tuntud suured organisaatorid, administraatorid ja mänedžerid võisid teha kaastööd. Ma olen selle peale mõelnud, et kui lasevad näiteks teha muusikat, annan igasugust informatsiooni, mida tahavad, aga teatud piirid, seda lolli saab ju ajada, näiteks kui mind ei lastud välismaale. Kui sinul oli see listidega jama, see nimekirjadega tsirkus, seda me sinu raamatust oleme lugenud. Ja muide raamatust, vaata Aari on kirjutanud toreda raamatu. Mina kirjutan ka raamatut, aga ma kirjutan raamatut natuke teistmoodi. Tänapäeval on tehnoloogia selline, et ma ei hakkagi lõbistama. Ma räägin, see muide on, telefoni nimi on Tank. Selle aku on 24 000, et ta mul talvel metsas ära ei lõppeks. Ja siia võib diktofoni kasutades rääkida sisse ja tema siis kirjutab mulle, transkribeerib selle jutu ära. Pärast ainult vaatame üle ja toimetame. Et raamatu kirjutamine tegelikult käib juba mitu aastat ja jätkub pikalt. Seni kuni... Kuule, aga räägi natuke lõbusamaid asjad radari välismaa reisidest. Te käisite ikka Aafrikas ja kus te käisite iga, see on ikka täitsa müstiline. No, me saime kuni Poolani, kuni Saksa demokraatliku Poolani. Mis maad te läbi käisite? Aafrika oli 82. See oli selle aja kohta muidugi väga müstiline. Kusjuures samal ajal pidid toimuma võtted, teisikute filmivõtted ja mina ütlesin meie bändi koosolekul, et kui Aafrika reisi, taheti ära jätta Aafrika reis, et teisikut filmida. Leo Karpin arvas, et see on nii tähtis, tema projekt, et Aafrika reis, mina ütlesin, mis hea. No ikka, isegi sina rääkisid seal. Sina ei rääkinud. Sina rääkisid ühe lause. Organdi häälega. Ja me ei loe ühe häälega. Mina ütlesin koosolekule, et kui Aafrika reisi ei toimu, siis mind üldse miski ei huvita, head aega. Ja seersant haakus ka kohe. Ja keegi veel vist haakus. Ja siis vaadati, et nüüd läheb kõik laiali. Ja ei toimu teisikuid ka. Ja siis nagu toimus üks ja siis toimus veel teine ka. Ja Aafrika reis oli müstiline, muidugi selle aja kohta. Ja mis filmi nädal, Merle Talvik mängis Jaak Jaal, jumal. Aafrika reisiga seoses, kes pani tähele sissejaotus lugusid, selle taustal käis Palmisaar. Teate kõik? Selle Palmisaare lugu sündis Aafrika reisil. Ja see on huvitav lugu. Kujutage ette, me lähme kohalikule kontserdile, kus mängib mingi kohalik bänd. Suur saal, 4 korda suurem kui Tipi aula, suur saal, suur bänd, kõik püüdlikult mängivad. Ja saalis on ainult meie bänd, saad sa aru, täiesti piinlik olukord, tühi saal ja ainult meie istume saalis. Ja nemad mängivad meile terve kontserdi, saad aru. Ja muu hulgas mängivad selle Palmisaare loo. Ja me kuulame, kuradi hea lugu, seda peaks ka tegema. Me ei teadnud rohkem midagi, kuulasime seda nii kõrval. Ja läksime ja hakkasime proovi tegema ja võtsime selle kohe repertuaari. Ka autori saite ikka? Me ei saanud mitte midagi. Me isegi nendega ei suhelnud selle. Aga mis maas oli? Marokko. Ei, kas Senegal või Sierra Leone või kuskil seal, jah. Lääne-Aafrika, 6 riiki oli seal. Ja kujutage ette,
me tegime sellest loo, me tõime ta Eestisse, me tegime ta linti ja me ei teadnud sellest loost muud midagi, kui me kuulsime seda kontsertit. Nemad olid seda ka kuulnud kuskilt, sest nagu hiljem selgus, seda lugu polnud isegi veel avaldatud. See bänd, kelle originaal see on, selle plaat tuli välja peale seda kontserti. Selle bändi nimi on War. Ja selle kohalik. Jaa, mingisugune Aafrika bänd. Ja see originaallugu on täiesti netis praegu kuuldav. Ja see on tehtud linti alles peale seda, kui meie seda kuulasime. Nii et keegi ei teadnud mitte midagi, aga tuleb välja, et me tegime tast tegelikult veel parema, kui ta originaalis on. Ja niimoodi ta sündis ja autori kaitse aastal 82 on ise kujutage ette. Nii et see oli Aafrika reis. Me võtsime nendelt reisidelt kohalikke pillimehi omale juurde, et nagu koostööd teha. Mängisime seal koos kohalike pillimestega mõned lood. Aafrikas tegime reget ja võtsime ühe kõtsu pillimehe ja kidramehe sinna, kes laulis ja mängis ja väga huvitavad koostööd olid seal. Aga see kontsert oligi mõeldud nagu teile, kui teie ainukesena saalis olite? Jaa, ei, neil oli avalik kontsert, aga kedagi publikut ei olnud. Inimesed kuidagi andsid kontserti, ma ei tea, mis alustel, müüakse 5 piletit, saad $3 või $3 ja nii edasi. Ja me olime ainsad saalis, nii et nagu meil oli see ebamugav, aga me olime muidugi, kõik kuulasime ja kõik oli tore. Ja siis mõne aja pärast tuli siis Kuubalis, see oli 86 minu meelest. Sealt olite pikalt, see oli peale Tartu muusikapäevi. Olite pikalt selleks ju Kuubal? Aafrikas olime 2,5 kuud, Kuubas olime ka pikalt, ma ei mäleta täpselt, aga jah. Ja Kuuba reis oli ka omamoodi huvitav. Ja sealt tulid ka mõjutused, igasugused salsa ja siuksed, tegelikult igasugused ladina rütmid ja ladina muusika on olnud mul huviobjektis kogu aeg üldse. Maailmamuusika, rahvaste muusika, rütmimuusika, kõik. Aga miks Joala ära läks? Mis ta oli meeld? Sats oli ju väga kõva, kõige kõva, nagu Eesti koondis. Joala läks riidu Moss kontserdiga ja filharmooniaga ja sai mingi keelu ja sellega seoses tekkis olukord, kus meil oli valik, kas me ei tee midagi või teeme instrumentaali ja siis tekkis veel mingi lisakonflikt ka sinna sisse. Siis tekkis bändi sisene konflikt veel pillimeeste vahel. Osa arvasid, et nad pigem jäävad Jaagu leiva peale, et sealt saab rohkem raha. Meie ja Nevil. Ja Põder oli see eestvedaja tõenäoliselt ja vedas Nevili ja Vaigla ka kaasa. Ja siis meil on mitu korda olnud bändi ajaloos olukord, kus tuleb 24 tunni jooksul komplekteerida uus bänd. Siukest taset komplekteerida sellel ajal, tänapäeval on pillimehed, võta, vali, aga siis oli täielik katastroof. Nii et me teimegi kidramehe lõpuks lehtist. Elin oli? Ja panime selle asja lõppu kokku ja töötasime edasi ja läksime uue koosseisuga jälle Tartu muusikapäevadele, saime jälle Grand Prix. Et niimoodi see läks. Aga see oli õnnetu asi, tähendab Jaak rääkis niimoodi, et tal oli puhkus ja helistati Moskvast, öeldi, kuule tahad teha puhkusel kontserte. Muidugi mul on vaba, ma võin teha ja läks tegid ära ja pärast selgus, et need oli öeldakse leevuja kontserti. Kogu raha korjati kokku, lihtsalt mitte nagu riigile, aga nagu vasakule ja maksti talle. Vaadake, sellega on niimoodi. Palju oli ametlik tasu? Tema sai 20. Metsik punkt oli 4,50. Ja tema sai 20. Siis pillimehed said kas 3 punkti või midagi sellist, eks ole. Jaak sai siis 5 punkti või midagi taolist. Siis oli konferentsi eest, ta ütles teile õhtust. See, kuidas ta vormistati, ma ei täpselt ei tea. Terve Venemaa estraaditurg oli mingite aferistide ja juutide käes. Jah, täpselt. Moskva juutid. Ja nemad kontrollisid kogu turgu ja nemad teadsid, kuidas sellega toimetada niimoodi, et kõik saavad oma. Kujutage ette, 10 000 on saal
siis ei olnud üldse keeruline opereerida mingite valepiletitega või midagi iganes. Näidata kassas teist müüki, tegelikult kassas oli sularaha ju müük, ega siis mingid kaardi. Kõik käis cash'iga ja sealt oli lihtne kuidagi kõrvale kantida ja ma mäletan, Venemaal oli pidevalt see olukord. Enne kui me kuskilt linnast ära läksime, toimus mingi manageride kokkusaamine jälle omavahel ja siis kuskil Jaak läks jälle mingisuguse nutsu järgi. Ühesõnaga tegelikult maksti kuskilt midagi pimedat, maksti kogu peale, mitte pillimestele. Meie saime alati läbi fila ametlikku. Ja nüüd sellega seoses tekkis neid olukordi, kus need samad aferistid kutsusid Jaakuga ühesõnaga täiesti pimedatele kontsertidele, täiesti Lievi kontsert, nii kuskil Moskva aga ta ei teadnud seda, ta ütles, ta ei teadnud. Publik ei tea, keegi ei tea ja nad lootsid, et Moskvas kontsert ei saa teada. Aga ta sai teada sellepärast, et seal tekkis mingi kokkulangevus ja keegi kuskilt pidi ära ütlema selleks, et minna sinna vasakule kontserdile, sest seal sai rohkem. Ja siis nagu jäädi niimoodi vahele. Ja siis no need aferistid pesid oma käed puhtaks, aga Jaak jäi sinna kahvlisse. Et niimoodi ta läks, et midagi umbes niimoodi detailides või niimoodi. Väga suured rahad liikus, ma mäletan, seal oli üks nädalavahetus. Alla Pugatsova arengu aeg niimoodi. Ühesõnaga toodi kilekotiga 160 000 rubla. Oli ühena kontserdis, pidi kassasse ära või ütleme sinna veel. Me võime nüüd vahetada teemat spordile ja ekstreemile ja... Millal lõppes Filharmoonia 90 ümmargused, ütleme kõik need räägid estraadi osakond. Hakkame sellest, et perestroika ja ettevõtluse võimalused tekkisid 86-7, kus Viru tänaval müüdi suhkruvatte ja eraettevõtlus hakkas õitseja. Ja siis meil tekkis hullumeelne idee, et kuna ma juba ammu harrastasin surfamist ja igast muid spordialasid, tennist ja värki. Muide vedasime Venemaa reisidele kaasa surfilauda. Tallinna lennujaamas laadisin suure 4 meetrit pika Windglideri 234 tiiva pealt läbi avariiluugi salongi, et saaks tema kaasa võtta. Siuksed olukorrad on faktid. Ja vedasime kaasa, ma õpetasin terve bändi surfama. Seal oli vaba aega, siis sai sellega tegeleda. Ja 87 otsustasime teha surfikeskuse Eestisse ja kuna oli piiritsoon, eks ole, teate, et kummipardiga ei tohtinud ka vette minna. Keelatud oli igasugune merele minek ujuvvahendiga, ükskõik mis ujuvvahend. Kummimadrats juba oli tuksis. Ja me teeme siis surfikeskuse. Ja see oli väga keeruline. Pidi läbi käima mingid ametkonnad, kooskõlastused, mingid värgid, keegi pidi jälle kuskil kellegi eest ostma. Lõpuks me saavutasime selle, avasime selle keskuse ja kohalik kordon kuskil Mähel pani meile tingimuseks, nende vastutusala oli see. Üks päev ette tuleb esitada nimekirjad, kes vette lähevad. Kust mina tean, kes vette lähevad? Neil surfikeskus on. Siis nad said natukese arvest aru, et päris nii ei saa, et okei, aga helistage vähemalt ette. No okei, me helistame ette. Helistan ette. Kuulge, meil on siin üks Korea külaline. Et me tahaks Korea külalise lasta surfilauaga vette. Küsimus teiselt poolt. Kas Lõuna- või Põhja-Korea? Ma küsin, kas sa oled Lõunast või Põhjast? Ma olen Lõunast. Lõunast. Ei, kurat, las sõidab siis jõe peal. Saate aru? Oot sellistes oludes töötas. Kuule, kust tuli see idee sõita purnelauaga Soome ja tagasi? Mida see oli, mis aastat? Kas ta oli juba Eesti Vabariik? 91. 91 ja piiri. Ja siis tuli jetid ja siis ma käisin jetiga ka kogu aeg. Nii et see surfamine üle Soome lahe, see oli üks kord ja igavene suur ettevõte. Oi, kurat, ikka televisioon oli taga. Ja sellest on isegi film tehtud. Ma ise olin seal osa. Aga jetiga ma käisin tihti. Vaadake, piir läks lahti 91 ja värk ja
sihuke niisugune täielik udu, kas on piir või ei ole piiril, kes kontrollib, kes ei kontrolli, mind ei huvita. Kui ma lähen lennukiga, siis ma lähen lennujaama, siis ma ootan, siis ma lendan Fandale, siis ma lähen sealt edasi. Mul läheb 3 tundi enne, kui ma jõuan Helsingisse. Kui ma jetiga lähen, olen ma kohal ja teen, mis vaja, mul auto seisis Helsingis sadamas. Hommikul vara vaatan, kui ilm sobib, lainet pole, sile vesi. Rekord oli mul 48 minutit. Olin üle. Kas paagi täiega sai üle? Jah. Ja siis seal pidid on? Ja muidugi. Aga seal oli muidugi enamasti ikkagi mingi toll ka. Paar viinapudelit jäi ikka vahest selline. Aga kuidas lauaga? Kaua sõitsid? Oli mingi 10 tundi? Üle 10 tundi, kas 11 või midagi tundi oli lauaga, sest tuult ei olnud piisav. Aga sa tulid kohe tagasi ka või järgmine päev? Ei, ma lauaga tagasi ei tulnud. Ei tulnud? Ja ma ainult läksin. Aga seda on veel tehtud järgi? Oot, selle, milles oli point? Esimene surfilaua piiriületus Nõukogude Liidust läände, see oli see point, saad aru, sest Soomest tulid ka pärast ja käisid ja hiljem hakkas see liiklus tihedamalt, aga see oli jälle esimene piiritsoonist läände, see oli nagu see point, et ametlikult siukene värk, noh, et siuke. Nii, aga millal nüüd Piirita kinni pandi? Piritas läks konflikt, tekkis keskerakondliku linnavalitsusega. Nagu ikka. Kes nagu teada üritab realiseerida kõik võimalused, et pumbata ettevõtjatelt midagi välja kellegi taskusse. Ja mina sellega ei nõustunud. Keskerakonda keeldusin astumast. Kaks siiamaani Piiritat põletanud. Ja siis hakati otsima võimalusi, kuidas must sealt vabaneda. Ja tegelikult lõppkokkuvõttes mul on väga hea meel, et ma sealt lahkusin, sest et Hiiumaal olen ma nüüd olnud 30 aastat. Ja Otepääl ka sama kaua? Jah, Otepääl kauem isegi. Ja Ristnas on tingimused hoopis teised, hoopis paremad, hoopis avaramad ja võimalused teised. Looduslikud tingimused nagu öö ja päev. Soovitan minna vaatama. Ma nagu ise käinud, aga räägivad, et väga super pidi olema. Ja muidugi talvel, mis sa teed, siis teed saaniga, sõidad rahva. No talvel meil on Otepääl on mootorsaanide selline safaripark, kus me korraldame selliseid talviseid üritusi Otepää looduspargis ja oma kinnistutega. Kui on küsimusi, siis tegelikult ma saan aru, et meil on ajaliselt kitsas. Et kui on kellelgi küsimusi, siis võib-olla proovime vastata küsimusele. Ma võin isegi vastata küsimustele, mis puudutab minu harrastussõltuvusi. Vaadake, sõltuvus oli kõigepealt oli surfisõltuvus, aga neid sõltuvusi oli enne veel. Mäesuusatamise sõltuvus ja surfisõltuvus kestis umbes 30 aastat. See on tõsine värk. Vaatad hommik aknast välja, kas puuoksad liiguvad. Ei liigu, magan. Liiguvad! Nii, ja nüüd läks. Ja ei teadnud, ilma teadet ei olnud midagi olnud, aga oksad liikusid. Nii, nüüd on minek. Ruttu laud katusele ükskõik kuhu, aga saaks aga ruttu Pärnusse. Kurat, vale. Tuul oli teiselt poolt. Haapsalu. Noh, võt siukene värk käis. Niuke sõltuvus, et su elu jääb seisma. Sul ei ole pere jaoks aega. Ja tööl ei ole võimalik käia, sest tuul ei puhu siis, kui sina töölt vabaned. Kas te seda teate, mis on priis? Priis on see, mis tekib mandri ja mere piiril ja priis on alati keset päeva. Ja kui sa vaatad aknast, et oi, täna on hea ilus ilm ja peale tööd lähen surfama, siis peale tööd see tuul on vaibunud ja seda tuult enam ei ole ja sul on valida, kas töötad või surfad. Ja praegu see on tänapäeval ka inimestel valik. Mina tegin valiku, ma teen oma hobist, teen töö ja siis on see asi lahendatud. Ja oligi lahendatud väga hästi. Aga see sõltuvused ei piirdunud sellega, edasi tulid lohetamised ja siis tuli motovari ja motovari lõppes teatavasti suhteliselt nukralt. Aga see oli veel tugevam sõltuvus, nii et kui kellelgi on küsimusi, siis nende
küsimustes ma võin veel siin mingisuguseid vastuseid anda. Ma tean, mis asi on masoor ja minoor. Mis asi see masoor-minoor süsteem teile meeldib? Enne ma alguses rääkisin, et masoor süsteem. No on olemas ütleme, see on harmoonia. No Andres aitab. Harmoonia, kõige lihtsam harmoonia käsitlus on masoor-minoor süsteem, millele tugineb kogu läänelik muusikakultuur. Kui me läheme idasse, Aafrikasse või kuhugi mujale, siis on pilt hoopis teine ja näiteks Indias harmooniat ei ole olemas üldse. Ei olegi olemas. On olemas laadid ehk siis helirida, raaga, mida on olemas lugematul arvul erinevaid heliridasid ja all käib üks bass nagu orelipunkt ja selle peal käib siis kõik muu. Nii et noh, masoor-minoor süsteem on selles mõttes kõige levinum lääne kultuuri alus, ütleme niimoodi. Aga sellel on ka muidugi väga palju nüansse ja võimalusi ja tänapäeval on harmoonia areng jõudnud väga uskumatutesse mõõtmetesse. Võtame näiteks, kes teab Jacob Collieri tegevusest midagi, siis seal on uskumatud arengud. Tegelikult pakub ka masoor-minoor süsteem hästi palju võimalusi. Aga kõige primitiivsemal kujul on ta muidugi väga primitiivne. Küsimusi? Ma tegelikult, et see masoor-minoor süsteem on suhteliselt hiline nähtus. See tuli, kõik mingid universaalsed asjad, aga enne seda oli laadidest, kirikulaadid. Just, jah. Orelipunkt, jah. Kui vaht tuli oma hästi tempereeritud klaveriga, siis hakati tegema seda. Aga enne seda, 1500, tehti uskumatuid asju, praegu on ka maailmas koorid, kes laulavad seda muusikat. Portugal ja Itaalia helilovad, need jaotasid helirödeli või selle oktavi, mis täna on juba 36 osaks ja 29 osaks. Nii et see oli juba 500 aastat tagasi, et need süsteemid palju keerukamad. Aga siis tehti mingi universaalne värk ja sinna ta jooksis. No vot sulle temperatsioon, eks ole. Tuli temperatsioon. Praegu me räägime, inimestel on absoluutne kuulmine. Minu küsimus on, kas see on tempereeritud või ei ole? Saad aru? Absoluutne kuulmine on enamasti tempereeritud, eks ole. Aga on olemas ka suhteline absoluutne kuulmine, mis ei sõltu temperatsioonist ja ei sõltu absoluutsetest väärtustest, vaid suudab ennast kohandada suhteliselt. Noh, et selline on minu arusaamine sellest. Insenerile mõistmatu asi. Aga no aga räägi Andres midagi pulli ülikoolist tegid koos. Mul on teine veel, et Paap on ju väga äge ka nende, kes need ringi käivad need. Tuulikud. Neist ka, jah. Soo tuulikute teema, oi jumal, see on omaette valdkond ja väga pikk. Õnneks tänapäeval, vaadake kui huvitavalt on see teema läinud täiesti massidesse tänu sellele, et riik surub üle Eesti peale neid sellises mastaabis. Ja tänu sellele on inimesed sunnitud ennast selles küsimuses harima ja mul on hea meel näha, kuidas inimeste teadlikkus on tõusnud. Meie alustasime võitlust tuuletööstusega juba 2007-2008. Mis see on siis? See on juba ligi 20 aastat tagasi, kui Hiiumaale taheti esimesed panna püsti. Ja ma saime juba siis aru ja kuna ma olen muusika inimene, siis ma sain juba varakult aru, et oot, et selle infraheliga on mingisugune jama. Ja siis ma tutvusin teadusmaterjalidega, tutvusin rahvusvaheliste teadusuuringutega. Portugalis on suurepärane akustik, kes neid asju jagab ja on lahti seletanud selle, kuidas infraheli mõjutab inimorganismi, kudesid, vereringlust ja kõike kuni viljakuse ja loodete arenguni ja kõigeni välja. Ja siinkohal on huvitav nimetada, Andres teab ka seda suurepäraselt, et tegelikult on ajaloost ju teada. Võtame lahti elementaarteooria õpiku Kostabi,
eks ole. ja seal on kirjas ilusti. juba ammustel aegadel on tuvastatud, et kui kiriku orelitel toodeti kõige suuremaid ja madalamaid vilesid, siis inimesed, kes kirikusse tulid, neil hakkas paha. Neil hakkasid terviseprobleemid ja nad olid sunnitud lahkuma, sest et nad ei talunud seda madalsagedust. Tahad sa täpsustada seda, millal see oli? No ega seda tegelikult ju, nagu sa tead, et ega seda paar sajandit tagasi. Seda selles mõttes, et see 8 hertsi või 7 või 8 hertsi läheb südame sagedusega. Oot. 7 koma midagi on südame sagedus ja... Mitte ajatakse segamini, et südamelöögid, need on midagi muud. Ei, sagedus. Kõigil organitel, siseorganitel on oma sagedus. Need enamasti jäävad alla 10 hertsi kõik. Ja kui see infraheli, mida näiteks tuuletööstus põhjustab, kui see satub 7 koma mingi, kas oli 32 või midagi. Kui see sinna satub, siis see võib lõppeda hetkelise surmaga lausa. On selline vene-prantsuse teadlane ajaloost teada, kelle nimi oli Gavrov, kes katsetas infrasageduste mõju inimorganismile ja tal ei olnud muud võimalust, kui katsetada seda iseenda peal ja need katsed lõppesid selle teadlase surmaga. Vaat selline, see on fakt. Nii et siin ei ole isegi pikalt vaja sellel teemal rääkida. See on kohutav, mis see endaga kaasa toob. Ja see, kuidas seda surutakse, mis võtetega surutakse ja tegelikult selle taga on kõige lihtsam, kõige labasem ahnus. Sinult tahetakse võtta seda viimast ja siin kedagi ei huvita see tegelikult, kuidas sa ennast seal tunned. Aga alternatiiv on tulnud välja pakkuda, mis teha näiteks Eestis. Vaata, kas ütleme, nüüd tuleb see Narva saaste, mida seal lõhku paisatakse või siis see tuulik. Halb variant ja on väga halb variant. Kuidagi me peame elektrit saama. No tuuletööstus igal juhul ei ole lahendus, mitte mingil juhul. Merre ei ole mõtet. Vaadake, tuuletööstur ütleb teile, et aga ma ei saagi toetust. Aga ta jätab sulle ütlemata, et ta selle tuuliku jaoks toetust ei saa. Aga ta saab ülekandeliinide jaoks toetust. Või saab mingit muud kaudu peidetud toetust. Tegelikult see kõik on üles ehitatud toetustele, aga toetused tulevad maksumaksja taskust. Igal juhul. Mingit juttu pole üldse. See on tegelikult, ma olen ammu öelnud, kogu inimkonna kõige suurem pettuskeem on kliimamuutus. Ja sellele järgnev on kohe tuuletööstus. See on seal nagu haagitud sappa sinna. Et mis siis aatom, jah? No tõenäoliselt küll, jah, seda küll, aga seal on veel variante. Tegelikult on mere põhjahoovused näiteks täiesti kasutamata ja need on väga tugev potentsiaal. Pidev, katkematu, stabiilne, vaata. Tuuletööstus on juhitamatu. On, ei ole, no me ei saa niimoodi elada. Päike on samamoodi. Kui arvutada kokku tegelikult jalajäljed, siis tõenäoliselt see isegi põlevkivi on tegelikus arvestuses praegu mõistlikum kui igasugune tuuletööstus. Võtame tuuletööstus, kui ta ükskord oma eluea lõpetab, mis te arvate, mis tast saab siis? Ta jääbki püsti. Ja, teda keegi ära koristab. Need, mis üksikud juhtumid, mis maailmas on, need on silmapete ja näitlikult lihtsalt tehtud selleks, et puru silma jääda. Tegelikult selleks ajaks, kui neid on vaja lammutada, selleks ajaks on omanikud vahetanud mitu korda. Asemel on tankistid, varatud, kellelt midagi võtta pole, mis iganes skeemid, aga need jäävad püsti. Ja nad jäävad kas maksumaksja või kohaliku kogukonna tegelikult vastutusele. Nii et see perspektiiv on nii kohutav, et tegelikult ei tasu üldse selle peale, tegelikult ei tasu aega paisata selle. See teema võiks olla lõpetatud. Nii, küsime veel.
kuule, kas peab nüüd lõpetama selle, mis sa ütlesid mulle? aga kas te panite tähele, et ma andsin Aarile ka sõna? Oli. ja aitäh Aarile ka selle. Ja, aitäh. Andres, et tahab ka sõnavõtte ja kiigitus üle anda. kuna seda ei õnnestunud kuulata, ma panen enda, sa võid seda kodus nimi on sama, aga. Kuule, suur tänu. väga kena. Väga hea. tänan. Aitäh. ma tänan ka nende autojuhi lubade eest. aitäh veel kord Paap Külar ja Harri Rubin tänase õunatunni eest ja meie kohtume juba kell 19 Suureni võimlas Eesti Muusikateatri Akadeemia sümfooniaorkestri kontserdil, kus on parivad lõpetajad ja tuletan meelde, et rahvusvahelise Artur Kapi ühingu liikmed ootame teid kõigi kell 16 Maja muuseumisse, kus toimub üldkoosolek. aitäh ja kohtumiseni!